hommikust! Tere tulemast kuulama pühapäeva hommikukohvi koos Heike ja Kaiga. Täna on meil 73. hommikukohvi ja kõigepealt ma tahan öelda tere hommikust, Kai, ja aitäh, et sa oled tagasi Eestis. Tere hommikust sulle, Heike, ja mul on väga hea meel olla tagasi ja tore teha taaskord tõesti praegu niimoodi päriselt seda hommikukohvi. Ja tere hommikust sulle, Marta, mul on nii hea meel, et sa tulid meiega täna rääkima. Tere hommikust, Heike ja Kai, mul on väga meeldiv siin koos teiega olla. Jõge. Kui sa oled tulnud meid kuulama, siis ütle meile tere hommikust, ütle meile, kus sa meid kuulad ja vaatad. Ja loomulikult leia siit video alt üles jaga nupp ja jaga seda laivi oma Facebooki seinal, et ka sinu sõbrad ja tuttavad kuuleksid, millest põnevast me täna räägime. Mina juba jagasin ja on näha ilusti minu seinal, nii et selles suhtes on see alguse muusika nii hea, et samal ajal saab juba vaadata ja jagada ja ei pea pärast siin telefonis istuvana. Marta, kus sina oled praegu? Me oleme siin kõik eri linnades. Just, mulle tundub ka, et me oleme eri linnades. Ma olen täitsa Tallinnas, pealinnas kohal siin. Yeah. Tore, Pärnu, Viljandi, Tallinn. Väga ilusti saab olla ühenduses. Ja kõik ilusad linnad ja erilised oma võluga. Aga küsime siis selle traditsioonilise hommikukohvi küsimuse ära, et Marta, et kas sa jood kohvi ja kuidas sa oma hommikukohvi jood? Ja minu hommikukohvi on minuga. Et tegelikult mul ongi see, et mul on elus olnud selline periood, kus esimese asjana, kui ma oma päeva alustan, on kohe kohviga, aga tänasega olen ma oma elus kuidagi loonud selliselt, et kohvi ma joon alles siis, kui ma olen juba 2 tundi üleval olnud, ehk siis tund peale söömist ja 2 tundi peale ärkamist ja praegu ongi see aeg. Kuidas sa jood kohvi? Kuidas sa jood oma kohvi? Kuna jah, ma olen selles suhtes hästi pikalt mõni tegelikult pätikohvi, sest otseselt masinat mul ei ole, aga praegu ma olen endale soetanud presskannu ja taimse piimaga on nagu suurepärane kohvi minu jaoks. Kõlab väga hästi, väga hästi. Kõigile kuulajatel, vaatajatele veel meelde tuletuseks, et ütle tere hommikust, et me näeksime ja kuuleksime teid siin, kes te meid vaatate ja kuulate. Ja mina ütlen, et kuulake meid, sest meil on ka kingitus teile täna, aga ma arvan, et me ütleme seda natuke seepärast, et ennem saad sina natuke Martast rääkida, Marta iseendast ja siis küsime mingi küsimuse, et kuidas loosis osaled, eks? Ja, teeme nii. Mina siis Martat tutvustades, ma tegelikult kohtusin Martaga alles eelmise aasta lõpus, kuna Marta on minu kooliõde siis nii-öelda ja ega ma Martat selles mõttes väga pikalt ei tunne, aga selle lühikese aja jooksul, mil ma teda tundnud olen, siis ma võin öelda, et ta on väga soe ja tore inimene. Me käime koos koolis ja loodetavasti on sündimas ka meie koostööst veel üks imeline projekt, millest ma praegu ei räägi, mis on saladus. Aga ma annan siit sõna üle Martale, sest et ega ma väga palju ei oskagi nii Marta kohta öelda, et ma tean, et ta on igal juhul ülivägev naine, tore inimene ja see, mida ta teeb seda kõike nagu südamega ja see ongi minu arust kõige olulisem. Aga Marta, kes sa oled ja millega sa tegeled praegusel hetkel? Aitäh sulle selle eest, mis sa jagasid, mul juba väike pisar, et nüüd tore on kuulata. Aga kes ma olen? Sorry. Lihtne inimene, on ju. Nii, ma võtan ennast korraks kokku. Olen 33-aastane naine, kes on korraldanud oma elus korraliku segaduse, aga nagu tänaseks ma tunnen, et ma olen nagu selle kaasa toonud nagu endas kaasas jõudnud nagu hästi heasse kohta, et see nagu see kaas on meie elus hästi oluline üks hetk, on ju. Et olengi teadlikult töötu ja ehitamas siis täiesti uut elu, et vundament on juba päris korralikult olemas, et nüüd on siuke nagu ehitus siis käsil.
Okei. Ja see, kõik need tunded ja kõik need on hästi okei, et ma arvan, sa võid hästi vabalt ennast tunda, et aitäh selle eest, aga mina kuulsin Eike käest kõigepealt, et kuule, et Kai, et mul on üks vägev uus tuttav Marta, et temal on mingid väga vägevad kaardid, mida me tegelikult nüüd hakkame siis välja loosima. Räägi paari sõnaga nendest, võib-olla veel mitte nende saamislugu või miks sa need tegid, aga et mis need nagu on ja siis me saame selle küsimuse õhku visata, et kuidas inimesed neid endale saavad, nii et pange nüüd kõrvad kikki, kes te meid kuulate. Ja, et nende sõnumid, et ongi nagu 44 kaarti ja nendes on siis peidus siuksed, et kui me seda sõnumit nii-öelda vaatame, siis koheselt nagu tundub siuke lihtne sõnum, mida ma lihtsalt loen maha ja kogu lugu on ja, aga tegelikult seal sees on see sügavus. Et selle sõnumi eesmärk on nagu sulle nagu päriselt kohale ka jõuda, et sa nagu reaalselt nagu elad ka selle nagu sõnumi järgi, et nad ongi siuksed hästi nagu avardavad, ilmselt nagu aktiveerivad, et nagu see sõnum võib sinus midagi nagu sütitada, mingit huvi äratada, mingi taipamine võib tulla, et see on nagu oleneb inimese nagu enda arengust. Et vastavalt selliselt selle sõnumi nagu sisust nagu aru ka saab. Näita kaarte. Pakki, ma näitan kaardipakki. Näita kaardipakki, jah. Mis seal peal on, hoia paigal korra, ma loen seda pealkirja, teadliku elulooja kaardid. Kui vinge, kuulge ja kõik, kes te meid kuulete, teil on võimalik need saada endale, need 44 kaarti. Mis me küsime? Kelle vahel loosime? Kõik, kes kommenteerivad, vastates sellele küsimusele. Heikel oli hea küsimus. Ja, ma mõtlen, kuidas seda vormistada nii, et see oleks lihtne ja arusaadav. Küsimus on siis selline, kas sina kasutad igapäevaselt mingisuguseid abivahendeid enda elu siis nii-öelda loomiseks või toetamiseks? Toetamiseks, jah, väga hea. Kas sina kasutad igapäevaselt mingeid abivahendeid enda elu toetamiseks? Ja mitte ainult kas on ju, vaid milliseid abivahendeid? Ja milliseid? Sest kas me saame ja, et milliseid abivahendeid, kas sul on kristallid, õlid, kas ma ei tea näiteks, et sa iga päev teed joogat või sa võtad kaardilt sõnumi, mis iganes variantid, meil ei tulegi võib-olla kõik pähe. Jah, et vasta sellele küsimusele siia meile sõnumitesse, vestlusesse. Kommenteeri siin Facebookis, et kes te järgi kuulate, siis ei saa kahjuks loosis osaleda, aga kes otse kuulavad, siis on teil see võimalus, et kommenteeri meile ja siis lõpus loosime. Ja, kas ja milliseid abivahendeid sa kasutad igapäevaselt enda elu toetamiseks? On need siis kristallid, kaardid, õlid, võib-olla kellelgi veel mingeid muid abivahendeid, et me saamegi siis teada, et mida põnevad inimesed tegelikult enda toetamiseks kasutavad igapäevaselt. Helistad nõuandeliinile või käid tarokaardi lugeja juures, mis iganes. Oleks huvitav teha. Sõbrale näiteks, et see on ka nagu hästi oluline. Ja, võib-olla hoopis, just. Nii, aga ma arvan, et oleme päris pikalt siin rääkinud, et läheme Marta sinu loo juurde. Et alustame siis täpselt sealt kohast, kus sa tunned, et sa soovid praegu alustada, et läheme ajas tagasi ja võib-olla sa jagad siis meiega, et kuidas sinu teekond sellesse punkti, kus sa praegu oled alguse sai, et kes oli see vana Marta ja kuidas tema teekond on siis kulgenud sellesse kohta, kus ta praegu on jõudnud. Ja tõesti, mul tuleb kohe esimese asjana tuleb ikkagi 3-aastane tagune Marta, et ta oli ikka täiesti eksinud aga siis nagu 3 aastat tagasi kuidagi nagu varises justkui elus nagu hästi palju asju kokku ja hakkad nagu kuidagi nagu rohkem nagu küsimusi esitama ja nagu teadlikumalt nagu vaatama, et nagu mis elu see on ja kas see elu rahuldab mind, vaata, mis ma elan. Et ma ütlen ausalt jah, et 3 aastat tagasi algas nagu selline intensiivne nagu eneseareng iseendaga ja see on minu jaoks hästi nagu, see ongi nüüd 3 aastat kestnud ja kõige suurema pauguga nagu 2 aastat tagasi, et
nagu öeldakse, et kui elus on mingi trauma, et siis nagu kuidagi hakkab kuidagi veel tugevamalt sinus nagu miski nagu muutuma. Et 2 aastat tagasi lahkus mu ema. Ma üldse ei arvanud, et ma täna nagu nii üritan nagu olla tasakaalukam, et see on hästi oluline koht, on ju. Ja et siis hakkas nagu kuidagi eriti nagu asjad minu elus nagu muutuma. Ja ma olen nii tänulik, nagu see ongi see, et ma nagu olen jõudnud sellisesse kohta, kus ma olen iga päev tänulik nagu iga kogemuse, iga inimese eest, mitte miski pole nagu minu jaoks nagu iseenesest mõistetav. Et 2 aastat tagasi nagu alustasin nagu täiesti nagu selliselt, et ma ei olnud üldse liikuv inimene, selles mõttes ma jalutamas käisin, aga nagu trenni ma mitte kunagi ei teinud, aga siis 2 aastat tagasi ma alustasin just täpselt maikuus nagu treeningutega ja ma nagu 2 aastat järjest nagu seda ka teinud, et see ongi see siuke enesedistsipliini nagu leidmine, mida mul nagu varasemalt üldse ei olnud. Ehk siis liitusin ma Gracefitiga ja see on mind nagu nii palju nagu kuidagi toetanud, sest et see ongi, et kui sa leiad nagu enda jaoks õiged nagu vahendid, eks ole, olgu see siis nagu trenn, mingi inimene, kes jagab nii-öelda selliseid nagu taipamisi või selliseid lugusid, mis sinus nagu justkui midagi äratavad, et nagu leida need inimesed, et see on nagu minu jaoks olnud elus praegu hästi oluline, et need on nagu need toetuspunktid, mis minul on nagu aidanud nagu saada lähemale nagu selle inimesele, kes ma täna olen. Kuule, Marta, 3 aastat tagasi sai sinu enesearengu siis teekond või sa astusid sellele enesearengu teekonnale, aga mul tekkis kohe selline küsimus, et aga mis eelnes sellele, et mis andis selle tõuke selleks sammuks, et tihtipeale on meil elus mingid, ongi, nagu sa ütlesid, need rasked hetked, ja siis me otsustame, et midagi peab muutuma, eks. Et mis ennem seda oli? Lähme veel natuke tagasi. Jaa, ei võib küll, sest et see kõik mõjutaski neid järgmisi samme. Ma ütleks niimoodi, et oli hästi igav elu, hästi siuke nagu puine, mitte midagi, mingit sära ei olnud nagu täiesti, et kõik on nagu valesti. Täna ma muidugi olen hästi tänulik sellele ajale, aga siis, kui ma seal olin, siis oli nagu, et õnnetu. Ma olin nii õnnetu lihtsalt, et ma olin ise elanud oma elu selliseks, sest et nagu ma tean lihtsalt täna nagu seda, et alateaduse programmeeringud olid lihtsalt sellised, mis lõid minu elu selliseks. Et täiesti vastutan mina selle kõige eest, mis ma elasin, mis kogemused ja kõik asjad, kõik oli nagu minu enda nagu tõmmatud enda ellu, eks ole. Aga enne seda oligi kuidas ma saan nagu seda öelda, et aga milline see igav elu oli, mis see tähendab, on ju, et ütlemegi, et oligi nagu töö ja kodu ja ma olin küll ka suhtes, on ju, aga seal ei olnud seda sära, et ma nagu nägingi, et ma ei ela nagu enda elu ja täna ma olengi nagu, võingi nagu täiesti tunnistada, et hästi pikalt ma elasingi kogu aeg kellegi teise elu. Sest mul ei olnud nagu seda mina. Aga kuidas sa sellest aru said, kui sa praegu vaatad sellele tagasi? Kui me selle sees oleme, ma hästi tunnen ära ennast, et me oleme selle sees, siis sa eladki, lähed selles rattas, magama, ärkan tööle. Aga kui sa praegu tagasi vaatad, et mis sinu jaoks nagu oligi, kas oligi, et see rütm või see töö, mis sa tegid või sa tundsid, et issand, vahel löövad ju selged hetked, tahaks näiteks seda reisile, aga ei saa, et teine ei taha või kus sa, võib-olla sul on mingi selline toetuspunkt seal, et kus sa aru said, et sa nagu ei ela tegelikult enda elu? Sest et nagu seal on nagu hästi palju neid programmeeringuid, mis mul endal olid, et ma ise tegelikult hästi tagasihoidlik ja mul ei olnud nagu enda nagu soove ja vajadusi, mida ma julgen isegi nagu väljendada, vaata. Et siis sa tegelikult annadki selle juhi rolli kellelegi teisele. Et mitte kedagi nagu ei süüdista, et kõik olid minu valikud, aga et oligi nagu selline elu, et mitte midagi ei toimunud, et ei olnud nagu sellist nagu
selline maailmapilt oli hästi väike. Et ma olin tööga väga rahul, sest et noh, iga töö, kus ma olen nagu olnud, et see on ikkagi mind jälle nagu ikkagi tõstnud, vaata, lähemale siis julgemaks ja kõik sellised protsessid. Aga et ma nägin, et seda kõike on liiga vähe, et ma nagu vajan nagu rohkem, et lihtsalt sealt hakkaski nagu tulema, et siis nagu tuligi see nagu pauguga see lahkuminek, et tegelikult nüüd juba 4 aastat tagasi, mul on juba 2018 oli see, kui ma alustasin nagu ja täna on ju 2022, mul on endal ka need asjad sassis, aga see eelnev elu enne seda, kui ma hakkasingi endaga rohkem tööd tegema, oligi selline ikkagi stressis, ärev, nagu rahulolematus, ebakindlus, kõik nagu see hästi madal. Vot. Aga kuidas sul siis sai alguse see, et mis sa tegema nagu hakkasid, et kas see lahkuminek siis lõi sinna, et sa hakkad vaatama, mis sina tegelikult tahad või sa hakkasid enne vaatama ja see viis lahkuminekuni ja et tihti meil ongi elus ju mingid asjad, mis nagu trigerdavad siis, et ja kuidas sa alustasid siis kõigepealt, et mis on mingid esimesed asjad, mis sa tegid, et hakkasid nägema, et oota, et aga mina soovin ka midagi või nagu julgemaks muutusid? Ega see alguses oligi väga raske, et kui ma ikkagi sellest pikemast suhtest lahku läksin, siis ma tundsin küll, et ma sain hakkan avastama, kes mina tegelikult olen ja kes on see, kes olen see mina, mida mina tegelikult tahan ja vajan ja väärin ja kõik sellised asjad, eks. Et lahkuminek toimus pauguga, see kõik oli ette nähtud, ma isegi tunnengi, et et kui ise õigel ajal otsuseid ei tee, siis sinu ees tehakse kõik niikuinii ära, vaata ükskõik, just siis, kui sa arvad, et see on nii vale aeg või mis iganes. Aga kõik juhtub ikkagi täpselt õigel ajal ja mis ma tegema hakkasin selles suhtes seal alguses, jah? Ja, et selles mõttes, et ma ei tea, kas sa lugesid mingi raamatu, kas sul oli kellegiga kõne, kes kuidagi avas su silmad ja ütles, et kuule, näiteks mine sinna kursusele või mis on mingi asi, mis selle tõuke andis? Ma kursustele niimoodi väga ei läinud, aga kindlasti raamatuid ma hakkasin väga palju rohkem lugema ja siis minu ellu kuidagi sattusid sellised inimesed, kelle jagamised mind väga toetasid ja avardasid ja ütleme, suunasid kogu aeg justkui, et hästi ma mäletan, et see kõik oli hästi tibusammudel, et lihtsalt viimastel aastatel nüüd on kuidagi turbokiirusel asjad toimuma hakanud, et algus ongi hästi vaikne, rahulik, sest sa justkui õpid uuesti elama. Mina tuletan vahepeal meelde, kõik, kes te meid kuulate, Marta näitekaarte ka, et kirjuta meile siia kommentaarides, kuidas sina ennast igapäevaselt, kuidas ja millega sa igapäevaselt ennast toetad, võib-olla kasutad sa kristalle, siin juba tulid viirukid välja, kes käib jalutamas, kes teeb trenni, kes kasutab mingeid teisi kaarte, et kommenteeri siia alla ja me loosime siis Marta kaardid siin laivi lõpus välja. Ma kohe küsin siia otsa ka ühe küsimuse Marta käest, sellepärast, et mul jäi alguses kõrva selline, sa ütlesid, et sa oled teadlikult töötu, kas oli nii? Just. Nii, räägi, ma tean, et seal taga on lugu ja ma tahaksin, et sa räägiksid selle loo siin praegu, et kuidas sai sinust teadlikult töötu, sest et tihtipeale ma tean iseenda käest ja paljude tuttavate näidetel, et tihti me oleme töökohal, mis meile ei meeldi ja me ei julge teha seda sammu, et astuda sealt välja, sest et me ei näe seda, mis on tulemas ja me kardame, eks. Aga räägi natuke sellest sinu teadlikult töötuks saamisest. Et ma tean, et seal taga on lugu. Räägi, kus sa töötasid ja kuidas sündis see otsus, et sa ära tuled ja mis pärast seda juhtus? Nii, minu viimane töö kogemus on kaubamajaga. Ma olin kaubanduses, ma olen üldse kaubanduses terve elu töötanud. Ja viimane amet oli ka seal oli see nimetus väljapaneku, ütleme, kujundaja siis on ja, dekoraator.
ja see amet ja see töö ja kõik see kollektiiv, et ma nagu, see on nagu maailma parim, kus üldse tegelikult, mina olen olnud, vaata, et ma nagu, mul on nagu tagasi vaadates ainult nagu tänu ja armastus kõige selle suhtes, mis ma seal kogesin. Ja aga jah, elu nagu see ongi see, et kuna ma ise nagu kasvasin ikkagi nagu teadlikumaks, lähemal iseendale ja julgemaks, et ma nagu kuidagi vaat see ongi see, ma õppisin ajaga ennast niimoodi tundma, et ma nägin, et see, mis seal mind ümbritseb, see ei ole mina, et see ei ole enam, see ei käi enam minuga kokku, et see areng ongi hästi normaalne, et samamoodi ka inimesed meie elust kaovad, kui me enam ei ole nagu ühel sagedusel, et täpselt samamoodi oli mul selle nagu tööga, et ma nüüd kokku võtta, sest ma olen kas ta oli 5 aastat vist, kui võtaks kokku, olen ma tegelikult kaubamaaga seotud olnud, et ma kui Tartus elasin, Tartus mul see areng kõik hakkaski pihta nagu tugevamalt, et siis ma nagu alustasin kaubamajas Tartus ja siis, kui ma Tallinnasse kolisin, siis ma nagu tulin kohe nagu siia üle ka. Et mul on seal igasuguseid nagu huvitavaid situatsioone olnud, aga tohutu kasvamine ja tohutu tänulikkus iga inimese suhtes, kellega ma seal kokku puutusin aga jah, elu variseski selliselt, et või kuidagi juhataski mind nagu välja sealt just nimelt sellepärast, et ma olen nagu hästi arenev ja muutuv inimene ja seal olles ma tajusin, et need, kes mind ümbritsevad, need ei ole need inimesed, et tihti ongi see, et sa peadki märkama, et kas see keskkond, kus sa oled, toetab sind nagu just sellisena, nagu sa oled. Ja ma hakkasingi nägema, et mina nagu muutusin, aga nemad justkui ei muutunud. See ei ole nagu üldse halb, vaid lihtsalt see oligi nagu mulle selge nagu märguanne, et sul on aeg edasi liikuda. Ja eks see kõik see koroona teema, et kõik asjad nagu justkui nagu andsid seda tõuget juurde ka, sest et mulle selline nagu, ütleme, selline survestamine, keegi nagu ei survestanud, aga lihtsalt ma tundsingi, et seal olles, kaubandus on ikkagi selline koht, kus ta ongi suur kitt ikkagi, seal käib palju inimesi ja kõik see maski kandmine ja et see, ütleme, allutamine, et ma tundsingi, et nagu ma olen nii vaba hing, et ma nagu tundsin, et mind on nagu keegi ikkagi nagu allutanud ja see nagu ka nagu võimendas mul justkui seda sammu tegema, et ma pean vabaks saama. Et hästi teadlikult ma ikkagi võtsingi selle sammu, aga see ei olnud üldse lihtne, sest ma olen ju tegelikult, see on minu turvaline, mugav koht olnud ju alati, eks ole, et kuidas sa nüüd sellest kohast lahti lased, aga see ongi teekond ja ma jõudsin selleni. Ja sul oli julgus teha see samm, kust tuli see julgus? Ma ütlengi, et see on teekond, et mul on nagu see mõte olnud nagu pikemalt, et kuidagi nagu hooti tulevad nagu mingisugused taipamised, nii Marta, et sa tead tegelikult, et üks hetk sa pead edasi liikuma, ja siis ma hakkasin nagu tegelema enda nende nagu nõrkustega, vaata, mis nagu justkui nagu ei lase mul neid asju teha, vaata, mis on tegelikult nagu ma kuidagi nagu tajusin ja tundsin, et mul on aeg edasi liikuda ja kui ma seda aega nagu kogu aeg edasi lükkasin, siis lõpuks viibki sind sellisesse kohta, kus sa pead nagu ka ebamugavalt selle asja lihtsalt ära tegema, sest see on lihtsalt ette nähtud. Sa lihtsalt nagu tead, mis su elus on nagu olulised sellised suured muutused, mis tegelikult tõstavad sind lõppude lõpuks, et algus võib olla väga keeruline ja raske. Aga see julgus tuli jah ajaga, et nagu see lahti laskmine sellest klammerdunud asjast ja turvatundest, ja see ei ole ainuke asi, et sealt läks edasi nagu ka. Ütlesid, et nõrkusi, mis sõna sa kasutasid, avastasid, aga vaatasid, et nendest läbi minna ja nimeta üks asi, mis sa niimoodi enda kohta avastasid või mis lugu sa näiteks endale sellega seoses rääkisid, et sa seal töötad ja seal oled ja siis vaatasid, nendest märkamistest ju meil kõik pihta hakkab, mis sa said seda hakata muutma, et jaga ühte sellist meiega. Ja mul vist oligi nagu see tunne, et kõik oli nagu jube hea ja turvaline ja mugav,
hästi hoitud ja tõesti ma ise nagu hästi paindlik oli kõik see töögraafik, et ma sain ise nagu hästi loominguliselt teha, kuidas mina tahan ja kõik oli tegelikult hästi hea, kõik oli nagu super, aga see oligi lihtsalt mugav ja turvaline ja ma nägin ka seda, et selle kõige sees, kuigi ma olin nagu kõige selle üle nagu nii tänulik, ei olnud seal, ei olnud ma ühenduses iseendaga, vaid ma ei olnud mina. See ongi nagu see, et sa hakkadki nagu märkama, et kas see inimene, kes tegelikult selles keskkonnas, et kas ma saan seal olla päris mina. Ja see hakkaski kuidagi nagu trigerdama, et ma jäingi nagu vaikseks, hakkasin nagu eemalduma, et see on see seltskond, kus ma ei saa nagu jagada seda kõike, mida ma tegelikult nagu ütleme, mis on minu tõed ja minu sellised asjad. Et seal kuidagi hakkas see nagu justkui, nagu öeldakse, lämmatama, et sa ei saa olla siin päris sina. Et sa pead ennast kogu aeg nagu väiksemaks tegema. Aga see ongi tegelikult see, et kui me hakkame enesearenguga tegelema, miks see keskkond muutub, et siis me näemegi, et ma olen loonud sellise keskkonna, teinud need valikud, me hakkame muutuma ja siis me näeme, et aga see meid enam ei toeta, sest tõde on see, et keskkond meid hästi palju mõjutab. Kui me tunneme, et enam meid ei toeta, siis me hakkamegi seda muutust nagu tegema. Aga kas nüüd juba saab küsida, et kuidas nende kaartideni siis jõudsid või kui vanad need kaardid sul üldse on, räägi nendest natuke. Ma tuletan vahepeal seda enne, kui sa vastad seda küsimust ka meelde, et te kõik saate meile siia kommenteerida, et mis abivahendeid sina kasutad enda elu loomisel, enda elu toetamisel. Kommenteeri see, et kui te vaatate, et miks nad siin kommenteerivad midagi, siis saad need kaardid võita, sa võid neid korra näidata veel, Marta, et kuulama tulnud, siis 4 kaarti. Et sellist sõnumit saad endale igasse päeva võtta, aga räägi nende saamisloost natuke. Aastal 2021, issand, mul kõik sassis praegu, eelmine aasta kevadel, siis ma tundsin, et ma vajan nagu midagi veel, et kuidagi nagu ei piisa mulle millestki, siis ma lõin endale sellise nagu grupi teadlik elulooja ja seal ma hakkasin lihtsalt nagu, kas siis nagu endast midagi jagama, mingeid oma lugusid, mingi taipamisi ja siis nagu kellegi nagu siis ka teiste nagu inspireerivate inimeste, kes nagu mind on just nagu hästi palju toetanud nagu artikleid ja selliseid jagamisi ja siis mul tuli nagu sellel hetkel juba tegelikult selline taipamine, et mulle meeldib väga kirjutamine, mulle meeldib väga jagada ja kõik need sõnumid, mis siin täna selles kaardis on tegelikult hästi kergelt nagu läbi minu sündinud, et nad ei ole üldse nagu, et ma ei ole kuskilt mingi raamatust midagi otsinud või et see kuidagi ongi tulnud enda seest hästi nagu praktilised ja hästi sellised, mis on just nagu minu elus aktuaalsed, et nagu need on need, mida mina oma elus olen tegelikult juba praktiseerinud ja mis on minu sees hästi palju muutusi loonud, vaata, et ma nagu täna olengi, ma ei saagi öelda, et mina olen see teadlik, aga ma tean, et see on minu jaoks üks taotlus, et mina kavatsen teadlikult enda elu luua, et see on nagu hästi fookus ja sellepärast nagu said ka need kaardid, need sündisid lihtsalt, ongi aasta aega tekkis idee, sõnumid hakkasid kuidagi kujunema, suvel ma hakkasin juba justkui nagu neid sõnumeid kujundama sinna kaardile ja ma detsembri lõpus ma tundsin, et ma tahaks need luua, aga siis tekkisid nagu takistused ja ma lasin sellel olla, et kuidagi jälle nagu lasin lahti, et ma nagu üldse ei push'inud mitte kuskilt läbi, et iga asi nagu kuidagi hästi nagu õigel ajal nagu sündis, et sündis idee aasta tagasi. Suvel ma hakkasin vaikselt juba tegema, mul olid nagu kõik sõnumid, 44 sõnumit olid juba nagu välja kirjutatud ja põhimõtteliselt nii kui ma oma elus olin niisuguse korraliku nagu puhastuse teinud kõigest, mis mind ei toeta, siis kuidagi sai nagu ka selgemalt selle aja ja ruumi tekitatud, et need luua ja kevadel nüüd siis põhimõtteliselt lasin just prindin need välja trükkida, et kõik kuidagi hästi kergusega ikkagi läks. Ja.
see on nii äge, kuidas sa ütlesid, et sa lõid selle ruumi, et mulle meeldib alati siin tuua see riidekapi näide, et kui sa koristad enda riidekapist vanad riided ära, siis saavad siis tulevad võimalused, et sa saad nendele sinna need uued riided, et sa ütlesid nii ägedalt, et tegid selle suurpuhastuse elus ära ja siis hakkasid tulema nagu need võimalused, et sa said nagu edasi liikuda. Et see on nii äge. Kuule, aga Marta, võtame ühe kaardi sealt. Jagame teistega ka, mis põnevad sõnumid sealt on, et võtame niisuguse üldise sõnumi siis meile kõigile tänaseks päevaks näiteks või kuidas, kas peab midagi küsima ka nende kaartidega või kuidas? Ma võin mõttes lihtsalt, et see on täiesti niimoodi, et mida meil oleks kõigil praegu hea teada ja kuulda vaata, et see on tegelikult hästi siuke konkreetne ja siis vaatame, räägime, mis ta meile ütleb. Loen siis, jah? Minu mõistus on aed, mis on minu hoolitseda ja puhastada ning minu mõtted, tunded, emotsioonid on seemned, mida enda aeda istutan, teadlikult või alateadlikult. Märkan alateadlikke seemneid ning asendan need seemnetega, mis on mind toetavad ning teadlikult loodud. Et jah, selle sõnumi eesmärk ongi ju tegelikult, et sa loed selle ära ja et sa ütlemegi, et minu jaoks ma tunnengi täna on hästi oluline, et ei olegi vaja iga päev seda sõnumit võtta, et see võibki olla täiesti terveks nädalaks, et sa keskendud terve nädal nagu sellele sõnumi nagu sisule, et see nagu päriselt sinuni jõuaks, et sa hakkaksid kuidagi teadlikumalt märkama, et mis mõtteid sa toodad ja mis tundeid sa üldse nagu sisaldad. Et see kõik kinnituks siis sinusse, et see nagu elu loomine tegelikult on nagu, see juhtub nagu teadlikult või alateadlikult, et lihtsalt ongi see koht vaata, et märgata. Minu ütles täiesti suurepärane sõnum, et see, mida me ju mõtleme, see ongi ju see seeme, mis me paneme ja siis vaatad oma elu ja jälle mõtled, miks kõik nii on, aga ise lood selle, et hästi tore kuulda, kuidas sa oled selleni jõudnud, et sellest aru saad ja see on tõesti võimas, et ma olen viimasel ajal seda eriti kogenud, et minu arvates selle teadlikkusega saab alati nagu edasi minna ja kasvada, nii et väga põnevuse koota, mis sulle tulevik toob, aga mis sulle toob tulevik, kus sa näed ennast 3 või 5 aasta pärast, mis on see põnev, et mis sa veel soovid teha? Hästi palju reisida vabahingena, et tänaseni ma pole nagu kuskil soojal maal käinud, et ma näen lihtsalt oma elu hästi nagu liikuvalt, et ma olengi hästi, ma ei ole üldse selline paikne inimene, et samamoodi ka töökohtadega, kodudega, et ma olen hästi liikuv ja ilmselgelt see reisimine on kindlasti üks väga oluline osa mu elus, isegi ka siis, kui ma ei ole veel kuskil käinud, vaata. Et plaanid on suured, unistused on suured, aga kuna ma käin ju praegu ka koolis Heikega, et siis ma tean, et kui nüüd ütleme tegelikult juba 3 aasta pärast on ja et see esimene aasta juba hakkab varsti tegelikult lõppema, et siis on nagu ikkagi ma näen ennast terapeudina ja ma näen ennast väga ägedaid ja huvitavaid asju loomas ja just õigete inimestega, et need inimesed kuidagi õige energiaga inimesed ühenduvad ja me nagu see koosloomine, et ma näengi praegu, kuidas need asjad juba nagu toimuvad ja see on nagu nii ilus. Et ja, suured asjad on. Suur puhastus on tehtud, nüüd võib hakata kõik uus tulema. Mulle väga jäi see koht meelde. Aga veel ennem, kui me hakkame vaikselt siin otsi kokku tõmbama, ja anname veel võimaluse, kes tahab võita siis endale need imelised kaardid, teadliku elulooja kaardid, siis kommenteeri siia alla, milliseid abivahendeid sina igapäevaselt kasutad, et enda elu toetada. Kas need on siis viirukid, kristallid, mingid kaardid, võid täitsa kirjutada mingi konkreetsed asjad, mida sa kasutad siis. Just.
meil on seal väga palju juba neid vastuseid, nii et kommenteerige. Mina, Marta, ütlen sulle suur aitäh selle hästi siira jagamise eest. Et aga üks mõte, kui nüüd keegi kuulab sind ja mõtleb, et issand, et aga ma ka olen juba nii palju muutunud ja näinud seda, kogenud, et näed, et minu valik oleks ikkagi seda teha, aga ma ei julge ju astuda, et kuidas nüüd saab, et mis mul on ju seal lapsed kodus või see kaaslane või et ma tegelikult üldse seal tööl näiteks ei taha käia või et mis sa julgustuseks nagu ütled, sest et enamus inimesi lähtub kõik sellest, mis meil juba on ja loome ju sedasama juurde ja me ei näegi seda, et kuidas saab teisiti olla, aga tegelikult mida sina oled kogenud, mina ja Ike me oleme kogenud, et kui sa selle sammu ära astud, siis sul avanevad just uued uksed, siis sa ju hakkad nägema, mis veel kõik on ju võimalik on, et mis sa mingiks enda kogemuse pealt sellist julgustad sõna, ütled nendele, kes tõesti soovivad selle sammu astuda, et võib-olla sul on miskit. Ja, et tegelikult hästi oluline on ikkagi see, et sul oleks keegi, kellega sa saad olla nagu ilma piirideta, ilma igasuguste, ma ei tea, ühesõnaga nagu otse ja ausalt nagu jagada nagu seda päris mõtet, mis sinus on, et sest tihti me olemegi tegelikult ikkagi sellises keskkonnas, kus me peame ennast kogu aeg nagu vähemaks tegema, et ei ole okei nagu jagada seda või kõike seda, mis sa tegelikult mõtled, vaata ja tahad ja vajad, et jah, leida või kindlasti hoida nagu nende inimeste nagu ligi, kes sind nagu võtavad nagu täpselt selliselt, nagu sa oled. Ja ehk siis see jagamine ja ka endast välja kirjutamine, et need on minu meelest hästi olulised kohad, et isegi kui sul pole sellist inimest, siis sa vähemalt kirjutad või käid kas või looduses ja räägid seal iseendaga ja pead endaga seda monoloogi, dialoogi, et see nagu tegelikult mina täna tean, et ainus tugi olen ikkagi mina ise, aga samas kui sul on see inimene, kellega nagu rääkida, jagada, analüüsida, siis tema tegelikult saab siin nagu julgustada, kui sul endal veel seda tuge või seda julgust ja tugevust ei ole. Et ja kindlasti toetuda. Ma arvan, et see on oluline, et leida see tugi, sest mida mina olen nüüd märganud on see, et me nii palju ju lapsena tahame oma vanemate soove nagu täita ja seepärast me täiskasvanuna tegelikult ei saagi aru täpselt, kes meie oleme. Ja kui keegi mõtleb, et lapsed on takistuseks sul enda elu elamas, siis mõtle uuesti, sest sina oled eeskuju lastele. Et kui sina näitad lastele, et sa nende pärast kannatad, siis lapsed ei tahagi kunagi lapsevanemateks saada, sest nad näevad, et see on kannatus. Vastupidi, tegelikult tuleks, me millegipärast on kõik elus nii tagurpidi. Tiina Tiitus räägib sellest tagurpidi maailmast, sest kõik ongi nii tagurpidi. Ma arvan, me teeme kellegi teise pärast ja siis on meil pärast täielik jama, sest et me arvasime, et me aitame inimest, tegelikult me tegime talle hoopis halba, nii et me ei tea kellegi teise eest midagi tegema. Et siin ma tahangi korra mainida, et need kaardid, et tegelikult see ongi nagu, miks nad ongi see, et kuna mina olen ka keskendunud kogu aeg hoopis mujale, siis tegelikult täna on lihtsalt hästi oluline võtta fookuseks iseennast, et nagu sa ei saa nagu enam nagu, vaata sealt hakkabki see, et sa hakkadki vaikselt sellest kaosest välja tulema, mis sa oled tegelikult ise loonud, on ju, et lihtsalt võttagi, et ei ole see, et esikohal on, loomulikult ma ei saa öelda, et kui sul on väike laps, et jäta ta täiesti kõrvale, sul peab olema see oskus võtta ise endale aega ja tuua ennast ise üles, mitte keegi teine ei pea seda tegema, vaid sina ise. Ja kõige hullem on, kui pärast hakatakse lapsele ette heitma, ma kõike sinu pärast tegin, kas sa vahepeal ei võiks natukenegi midagi teha, see on nagu kõige hullem, või siis me üldse saame teha, aga me hakkame seda tegema, kui me ei oska ise endale anda. Nii et kuulge, minu arust väga julge naine tõesti oled, Marta. Nii tore, et sa tulid meile rääkima. Kuule, aga ma küsin ikkagist meil lõpuküsimused ka, Martale ei maininud neid, aga ma küsin ikkagist ära, et see on kindlasti väga lihtne sulle vastata, et nimeta 1-2 igapäevast harjumust, mida sa teed igapäevaselt enda toetamiseks siis, enda elu toetamiseks. Mis on nagu sellised kindlad, mida sa igapäevaselt teed? Jaa, igapäevaselt ma liigun, ma tegelikult
ärkan nagu, kui mul on äratus, näiteks mul oli äratus täna 7:30 ja see oli hästi teadlikult loodud, et ma praegu olengi hästi nagu selles etapis, kus ma luban endal välja magada oma vanast elust, et nagu see vana elu, nagu see raskus ja kõik nagu, et täis laadida ennast korralikult, see une puudused, ja esimese asjana ma ikkagi joon klaasi vee ja siis ma teen trenni, et täna tegingi 20 minutit nagu jooga liikumist, et see on minu normaalsus ja sealt algabki siis kuidagi kirjutan või loen, mediteerin, käin mere ääres, et need kõik on tegelikult minu normaalsus, et need ongi minu harjumused ja täpselt seesama asi, et millal ma kohvi joon, millal ma mida söön, et tegelikult mina vaatan neid asju hästi hoolega ja teadlikult. Need on minu harjumused, kõik mida ma, et mul täpselt see liikumine, eks ju, ja kindlasti ka looduses käimine, olgu see siis meri või mets, et see kuulub minu ellu lihtsalt. Hästi tore kuulda. Mina igal juhul soovin sulle väga vingeid reise ja panen tal paika kuupäev, millal sa kuhugi lähed. Ma ise minu enda kogemusest, kui sa tahaksid minna ja siis enne ei lähe kuskil, korra ei otsusta, millal lähed ja kuhu lähed. Et maailm on imeline ja avastamist väärt, et ma ise alles tulin 6-nädalaselt reisilt ja esmaspäeval juba läheks uuesti, aga ütleme nii, et natukene vahepeal tuleb kui me räägime palju sellest endale keskendumisest, siis kui me jõuame sellest faasist läbi, siis on nii oluline ja tekitab hea tunde teiste inimeste aitamine, et vahepeal ma pühendun natuke sellele ka. Aga loosime, kui palju, Eike, sina saad scrollida seal äkki siis Marta? Ma loodan, et mul on kõik, tead mulle, kas sul on ka telefon käe pärast või? Mul ei ole. Okei, ma vaatan kohe, ma võtan uuesti lahti. Nii. Ja siis saadab need kaardid ühele inimesele. Nii, Marta saab stoppelda, Eike scrolli sealt. Ma lihtsalt scrollin ja Marta, sa võid siis lihtsalt ühel hetkel stopp öelda ja kuhu mu sõrm pidama jääb. Ma vaatan siia kaamerasse teile otsa. Et sa juba scrollid, jah? Jah. Stopp. Loe siis vastus kätte. Nii. Jäi sellisele vastusele nagu Kristin Krissu. Kristin Krissu, palju õnne, sa oled võitnud teadliku elulooja kaardid. Tema sõnum siis, või see vastus siin chatis on selline, et unustasin. Õlidega toetan ka igapäevaelus. Ühesõnaga, et ta toetab ennast õlidega. Et ma panen siia kohe selle laigi, et siis me teame, et südame. Nii et palju õnne, Kristin Krissu. Kirjuta mulle või Heikile. Ilmselt ta kommenteeris kuskil eespool veel ja siis on ta siia kirjutanud veel siukse väikse rea, et veel õlidega toetab ka. Et õlidega ka toetab, jah? Ja ongi, ta on kirjutanud eespool veel, et käin looduses, teen trenni ja siis veel õlidega toetab ka. Täitsa minu inimene. No näed. Nii äge. Ei, eks me oleme. Palju õnne sulle, kirjuta meile Messengeri mulle või Heikele ja parem Heikele isegi ja siis saad need kaardid endale posti teel pakkeautomaati näiteks. Jaa, tore. Nii tore. Mina tahan, kus neid kaarte saab siis, kes nüüd ei võitnud, kus me saame neid? Ikka minu käest. Et ma tegelikult ei ole neid veel väga paljudesse kohtadesse nagu müüki viinud, et ma tegelen sellega, ma hästi hoolega valin ja siis, aga tegelikult otse minu käest tegelikult, et mulle kirjutada teadliku eluloo ja Instagramile ja seal on mul meiliaadress, et siis saab nagu sinna otse kirjutada samuti. Aga ütle oma meiliaadress, äkki keegi tahab kohe kirjutada? teadlikelulooja@gmail.com. Sest ma tean, et need kaardid on, võib öelda vist, et ahjusoojad, et need on kas kuu aega tagasi või 2 kuud või igal juhul. Jaa, aprillis sündisid. See on ju täitsa uued alles ja väga vinge.
et praegu hetkel saabki neid Marta käest siis otse, et nad kuskil otseselt müüki pole jõudnud, aga ilmselt varsti jõuavad. Kuskil juba on, aga need on siuksed, et ma ei hakka, ühesõnaga otse minu käest on kõige parem see ja kõige ilusam on ikkagi see füüsiliselt nagu üleandmine ka, et võib-olla, kes on Tallinnas, saaks nagu seda võimalust kasutada. Ja me paneme kindlasti siia video juurde kõik lingid, kus te leiate Marta ja tema tegemised. Nii et saate temaga otse ühendust võtta. Väga vägev. Aitäh sulle, Marta, et sa tulid jagama. Ma arvan, et väga julgustav kuulda, kellel võib-olla on ka selliseid samme vaja astuda, et natukene sai sellest inspiratsiooni. Ja aitäh sulle, Ike, väga toreda vestluse eest. Aitäh teile, imelised naised. Tšau. Aitäh teile. Tšau. Tšau.